Tervist, mina Illar Kohvinavalt. Ja täna on 21. juuni, soovin kõigile ilusat suve algust ja suve. Ja tänases loos ma tahaks praegu rääkida sellest, et ühesõnaga haigekassa teemal ravikindlustusest. Noh, tekkis selline mõte, et leidub ka sellist inimest võib-olla, et kellel ametlikku töökohta ei ole, on töötud, eks ole, on näiteks töötukassas on arvel, aga kui nad ei ole ei töötukassas arvel ega tööl ei käi, et kuidas siis neil siis ravikindlustusega on, et äkki saab seda haigekassal ise ravikindlustust igakuiselt maksa, et seda nagu hoida, et olla nagu haigekassa liige. Ja siis ma mõtlesingi, et ma saadan kirja haigekassale ja saatsin ära ja tuli ka kohe vastus, nii et ühesõnaga, et kui inimene on töötu ja tal puudub ravikindlustus haigekassa poolt, siis tal on võimalik sõlmida haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Et lepingu tähtaeg on vähemalt 1 aasta ning aastamaks on 1904 eurot ja 40 senti. No kujutage pilti, 1904 eurot. Et 1 kuu on 158 eurot ja 40 senti ning kvartali maks on 476 eurot ja 10 senti. Et kui nüüd neid hindasid, ühesõnaga ärilisi hindasid nagu võtta, et siis ma arvan, et on vist küll mõttekam, et ennem võiks töötu olla siis ilma ravikindlustust, ühesõnaga, et kui ta apteeki läheb, et on vaja teatud ravimid osta, siis lihtsalt ostab 100% need ravimid välja, et ma arvan, et tuleb siis ka odavam see asi, et kui selle suure ärimaksuga, et meil on kogu elu on äri, et meditsiin on äriks muudetud, igasugused hambaravid on ärid ja arstil käimised, igasugused värgid, et kõik on äri, et apteegi ravimid on üle mõistuse, on hinnad, ma ei tea, kuskilt laest need hinnad võetud, et mingisugused kuradi tropid, ühesõnaga need kuradi ravimiärikad, ühesõnaga saavad oma äri ajada, ühesõnaga. Ja siis nüüd on nii, et haigekassa on ka veel siis ühesõnaga siuke äriobjekt, ühesõnaga, et saaks siis niimoodi inimestelt raha välja pumbata, et kui ikka ligi 2000 eurot ikka aastas pead maksma haigekassa maksu, et see on ikka natukene üle mõistus, ütleme kergelt. Et siinkohal ma ütleksin seda jah, et ütleme, kes on nagu töötud ja kes nagu töötukassas ka arvel enam ei ole, et on mõttekam ikkagi, kui vajaduse korral apteegist osta ravimid välja 100%-ga sõnaga, et ma arvan, et see tuleb ikka tunduvalt odavam, kui see haigekassa liige olla, et jah, et siin on sõnaga võib isegi, et selle koha peal sõnatuks jääda, et missugune äri on Eesti riigis, meditsiin on äri, tervishoid on äri, kõik on äri, et peaks Euroopa Liit ükskord lagunema ja kokku kukkuma, et siis see kuradi ärimaailm ükskord kokku variseks, sõnaga, et ma ei saa lihtsalt ärikaid ja äri silma otsaski üldse, et kui oli ikka see Vene võim ja Nõukogude aeg, et siis oli kõik olid inimestel nagu tasuta ja said hambaarstil käia hambaid ravida ja mida iganes sõnaga, aga nüüd on just kuradi äri, et ma ei hakka parem ropendama ega hakka midagi ütlema, et viisaka inimesena, aga nii see elu praegust on. Et selline jutt praegu minu poolt, mina olen Illar Kohvinavalt.